Tere, armas teeline! On eesõigusel alustada uut mõtisklust. Ja nagu sa ehk mäletad, praegu on käsil Joosua raamat. Loen aga siiski alguseks teksti 1. Korintuse 10. peatükist, salm 11, ja see kõlab järgmiselt. See kõik sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Niisiis see sündis neile eeltähendavalt, ütleb Piibel. Pühakirjas on väga selgelt eristatavad võrdkuju ja tegelikkus. Toon mõningad näited. Näiteks, maine pühamu on võrdkuju taevasest pühamust, mis on reaalsus. Maine ülempreester on võrdkuju Kristusest kui meie ülempreestrist. Loomohvrid olid võrdkujud Kristuse ohvrist, tegelikust ohvrist. Maine lepituspäev oli võrdkuju taevasest lepituspäevast. Võrdkuju on alati tegelikkusest väiksem. Võrdkuju annab tegelikkusest arusaamise. Need on Jumala poolt antud, et me saaksime miskitki aru, mis toimub. Tegelikkus täidab ja lahendab võrdkuju. See annab meile arusaamise Jumala lunastusplaanist, annab meile sügavama arusaama Kristuse teenimistööst, näitab Vana ja Uue Testamendi ühtsust, näitab Jumala etteteadmist ja Jumala plaani. Kuid on veel üks tunnus nendega ühenduses. See on see, et kõik see peab põhinema pühal kirjal. Peaks omama selgeid vastavusjooni, see ei tohi olla kunstlikult välja joonistatud ehk toodetud, see peab osutama Kristusele või tema tööle. Kui me loeme Joosua raamatut, siis meis süveneb järjest veendumus, et peategelase elu osutas hoopis kaugemale ja palju suuremale tegelikkusele. Jutt on Joosuast. Näeme seda põhimõtet kogu Piiblis. Näiteks Kaananimaa puhul, mis sümboliseerib meie igavest lootust elada uueks loodud maal. Ja muidugi maapealse pühamu puhul, mille teenistus osutas sellest suuremale tegelikkusele. Piibel ütleb, aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud. See tähendab, ei ole sellest loomisest. Kuid siin tõusetub küsimus, mil viisil osutab Joosua raamat tulevikusündmustele? Kuidas olla kindel, et selle raamatu niisugune tõlgendamine on põhjendatud? Millised on need piibellikud põhimõtted, mille abil kontrollida, et Joosua raamatut saab rakendada Uue Testamendi ja lõpuaja sündmuste kohta? Täna siis vaatlen võrdkujusid puudutavaid piibelliku tõlgendamise põhimõtteid. Heidame pilgu sellele, kuidas Piiblis endas on viited võrdkujudele ehk tüpoloogiale ning kuidas Joosua elu on eeltähendus Messiast ja viitab nii koguduses täituvale sümboolikale kui ka inimkonna ajaloo lõpule. Ja nüüd mõningad näited. Rooma 5. peatükis öeldakse, ometi valitses surm Aadamast Mooseseni ka neid, kes ei olnud pattu teinud samasuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli selle eeltähendus, kes pidi tulema. See siis oli Rooma raamatust. Aga nüüd 1. Korintuse 10. peatükist loen kohe 1. salmist. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie esiisad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi ja ristiti kõik Moosesesse pilves ja meres ja sõid kõik sama vaimulikku rooga ja jõid kõik sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis, ent see kalju oli Kristus. Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi kõrves maha. Ent need lood sündisid meile eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. Ärge ka saage ebajumala kummardajaiks, nõnda nagu mõned neist said, nagu on kirjutatud, rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem pidagem ka hooraelu, nõnda nagu mõned neist pidasid ja langesid ühel päeval 23 000. Ärgem ka kiusakem issandat, nõnda nagu mõned neist kiusasid ja said surma madude läbi. Ärge ka nurisega, nõnda nagu mõned neist nurisesid ja said otsa hukkaja läbi.
See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kelledele maailma lõpuajad on vastu jõudnud, sellepärast, kes enese arvab seisvat. Katsuge, et ta ei langeks. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Kas pole vahva tekst? Või loeme veel Hebra 5. peatükist. Ja kes teenivad selles, mis on taevase pühamu, kuju ja vari, nagu Moosesele ilmutati, kui ta hakkas telki valmistama, sest nii öeldi talle, vaata, et sa kõik teed selle eeskuju järgi, mis sulle mäel näidati. Niisiis me leiame piiblis pühamu. Seda kasutatakse väga sageli. Vanas testamendis koguni 157 korral ja Uues testamendis 4 korral. Aga Hebra 9. peatükk ütleb, nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada. Taevasi asju endid, aga puhastatakse neist paremate ohvritega. On ülioluline mõista, et Uue testamendi kirjutajad ei omistanud oma jutu tõestamiseks mingisugustele Vana testamendi tekstidele juhuslikult võrdkujust tulenevalt tähendust. Vana testamendi võrdkuju leiab alati prohvetlikes kirjutistes kinnitust enne, kui see täitub tegelikkuses, seega siis Uues testamendis. Too mõningad näited. Esiteks, Aadam oli esimene inimene, inimkonna pea, aga Kristusest öeldakse, et ta on viimne Aadam, loomise pea. Kuulake 1. Korintuse 15. peatüki tunnistust. Nõnda on ka kirjutatud. Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Aga vaimne ihu ei ole esimene, vaid maine. Selle järel on vaimne. Esimene inimene on maast, muldne, teine inimene on taevast. Teine näide, veatu paasatall. 2. Moosese 12 teatab, tall olgu teil veatu, isane, 1-aastane, võtke see lammastest või kitsedest. Aga piibel teatab reaalsusest, et Jeesus on veatu paasatall. 1. Korintus 5 ütleb, pühkige välja vana haputaigen, et te oleksite uus taigen, nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasatall Kristus on tapetud. Täiesti selge lugu. 3. näide, manna, see on leib taevast. 78. psalm ütleb, ning laskis sadada nende peale mannat toiduks. Ta andis neile taeva vilja. Aga Johannese 6. peatükis teatatakse, et Jeesus on elav leib. Siis Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, Mooses ei andnud teile leiba taevast, aga minu isa annab teile tõelise leiva taevast. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga ja kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu. 4. näide. Ülempreester sisenes kõige pühamasse paika kord aastas. 2. Moosese 30 ütleb, ja kord aastas toimetagu Aaron selle sarvede peal lepitust. Põlvest põlve toimetagu ta kord aastas selle lepitust patu lepitusohvri verega. See on väga püha Jehoovale. Aga Jeesusest tegelikkusest öeldakse, tema läks kõige pühamasse paika ka 1 korra. Hebra 9. peatükk ütleb, aga Kristus, kui tema tuli tulevaste heade andide ülempreestrina suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see on, mis ei ole pärit sellest loomisest, ja ka mitte sikkudega vasikate verega, vaid iseenese verega, läks 1 kord sinna pühasse paika ning saavutas igavese lunastuse. Ja veel 1 näide. Joona viibis kalakõhus 3 päeva. Piibel ütleb, aga Jehova saatis ühe suure kala, et see neelas Joona ja Joona oli kalakõhus 3 päeva ja 3 ööd. Mida öeldakse aga tegelikkusest Jeesusest?
Jeesus viibis maapõues 3 päeva. Mattuse 12 teatab, sest otse kui Joona oli vaalaskala kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Nagu eelnevatest näidetest ilmneb, ei saa piibli seletajad omavaliselt otsustada, mis on piibellik tüüp ehk võrdkuju või kuidas see konkreetne võrdkuju täitub Uues Testamendis ja sealt edasi. Piibel ise annab piibelliku võrdkuju kohandamise suhtes mõningad juhised ja põhimõtted. Nagu varemalt nägime, räägib piibel Joosuast kui uuest Moosesest, kes kordas teise põlvkonda elus Egiptusest väljamineku kõige märkimisväärsemaid samme. Issand kohtus Joosuaga isiklikult, et teda ametisse määrata, just nagu ta tegi Moosesega. Iisraeli kuulsus tekitas kummagi juhtimise all rahvaste seas kogunisti hirmu. Mooses juhtis Iisraeli siis, kui avanes läbipääs Punasest merest. Joosua juhtis Iisraeli siis, kui kogu rahvas sammus imeliselt Jordanist läbi. Kummalegi juhile tuletati meelde ümberlõikamise vajalikkust ja paasapüha tähtsust. Mannat hakkas sadama Moosese ajal ja see lõppes Joosua ajal. Kumbki sai korralduse võtta sandaalid jalast Jumala kohaloleku tõttu. Kummagi välja sirutatud käsi andis märku Iisraeli võidukusest. Mooses andis juhised maa jaotamiseks ja pelgulinnade sisseseadmiseks. Joosua täitis need juhised. Kumbki pöördus rahva poole hüvasti jätukõnega ja uuendas oma tööperioodi lõpul rahva jaoks lepingu. Loeme 5. Moosese 18. peatükist. Issand, sinu Jumal, äratab sulle sinu keskelt su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase, teda te peate kuulama. Sest sa just palusid kogunemispäeval Hoorebil Issandalt oma Jumalalt öeldes, ma ei suuda enam kuulata Issanda oma Jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin. Ja Issand ütles mulle, see on hea, mis nad on rääkinud. Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad tema suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin. Ja kes ei kuula minu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru, ütleb Jumal. Joosua elu on Moosese ettekuulutuse osaline täitumine. Kuid Moosese ettekuulutus ei täitunud siis veel lõplikult. Lõplikult saab ettekuulutus lõpule viia ainult Messias. Tema tunneb isa väga lähedaselt. Tema on tõeline ja ilmutab Jumalat tõepäraselt. Jumal paneb tõepoolest oma sõnad tema suhu. Nii saab kummagi mehe, Moosese ja Joosua elust tulevase Messia Jeesuse võrdkuju. Nimi Joosua, võrdlemine Kristuse töö ja tegevuse nimega on väga huvitav. Kõigepealt Joosua. Tema nimi oli sünnipäraselt Hoosea ja see tähendab tema päästab. Mooses muutis tema nime Joosuaks ja see tähendab Issand päästab. Heebreakeelne versioon nimest Joosua on Jehosua, tähendusega Jahvee päästab. Ja kreekakeelne versioon sellest on Jesous. Nüüd siis nimi Jeesus, kreeka keeles Jesous. Mattuse 1 teatab, see on otsene tuletis heebra sõnast Jeshoa, seega siis Joosua ja tähendusega Jahvee päästab. Kui me vaatame seda sama küsimust Jordani seisukohalt, Joosua läks Jordani jõest läbi, et siseneda tõotatud maale. Jeesus sai ristitud Jordani jões ja siis alustas ta oma avalikku teenistust. Siin on veel mingisugused seosed olemas, näiteks arv 40. Joosua astus Kaanani pinnale pärast 40 aastast kõrbes rändamist. Jeesus alustas oma varast teenistust pärast
40 päevasti viibimist kõrbes. Kui me räägime seda sõdalase seisukohast, kes võitleb kurjuse vastu, siis Joosua oli sõdalane, kes võitles kaanalaste vastu, et saada maa oma rahvale. Jeesus on piiblis esitatud ka taevane sõdalane, kes võitles kurjuse vastu, et võidutseda saatana ja patu vastu, aga seda alatiseks. Kui me vaatame seda küsimust pärandi seisukohalt, Joosua tõi Jumala lapsed hingamisse, nende maisele pärandile. Joosua määras maa iisraelastele. Jeesus viib Jumala lapsed hingamisse, nende taevasele pärandimaale. Kuulake, kuidas Heebra 9. peatükk sellest räägib. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumisest, et kutsutud saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Või nagu Efeesuse 1. peatükis öeldakse, temas, kelles meiegi oleme saanud pärijaiks, kelles teiegi saades usklikuks olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga, selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis tema omandi lunastamiseks, tema au kiituseks. Püha vaim on meie pärandi garantii. Jeesus lunastas meid kui oma omandi. Ja nüüd veel mõningad õppetunnid seoses hingamisega Heebra raamatust. Alustan Heebra 4. peatükist, 8. salm, sest kui Joosua nad oleks viinud hingamisse, siis ta ei räägiks teisest, pärastisest päevast. Joosua andis neile hingamise. Maakuulajad kinnitasid, et see on täiesti olemas. Kuid inimestel puudus usk. Nad keeldusid usaldamast Jumalat ja ei olnud valmis sisenema tõotatud maale. Ja Heebra 3. peatükk ütleb, ja nii me näeme, et nad oma uskmatuse pärast ei võinud sisse saada. Ja esimene õppetund siin on järgmine. Usk on kõige eelduseks. See on andestuse, pääsemise, pärandi eelduseks. Nii maise kui taevase pärandi saamiseks. Heebra 4.9. Seega on Jumala rahval hingamisaeg veel ees. See on kreeka keeles hingamispäeva puhkus. Hingamispäev ei ole märk meie tegudest. Hingamispäev on märk hingamisest. Jeesus soovis anda iisraelastele selle hingamise, kuid nemad ebaõnnestusid oma uskmatuse tõttu. Jumal soovib meile täna anda hingamist. Oled sa sellele mõelnud varem? Teine õppetund. Üksnes Jeesuses on meil hingamine. Temas on meie rahu. Mitte nagu maailm annab, kinnitab Jeesus. Temas on meie rõõm. Tema on meie pääste. Temas on meie kindlus. Temas on meie ülim hingamine. Heebra 4.10 ütleb, sest kes tema hingamisse on pääsenud, see hingab ka ise oma tegudest, otse kui Jumal oma tegudest. Piibel tunnistab, et Jumal hingas 7. päeval oma tegudest. Hingamispäev on loomise märk. Hingamispäev on lunastuse märk. Hingamispäev on pühitsuse märk. Hingamispäev on hingamise märk. Jumal kutsub meid hingamisse päästekindluses. Tema andestab, tema päästab, tema pühitseb. Lõpeta pingutamine vääras rollis. Päästmine tegude kaudu ei vii sind sinna, kuhu sa soovid jõuda. 3. õppetund. Koge hingamispäevast hingamise päeva hingamist. Mõista ja koge tõeliselt hingamispäeva kui kingitust. Heebra 4.11 ütleb, siis olgem agarad. Milleks? Sellesse hingamisse minema. Et keegi ei langeks sõnakuulmatusse samal eeskujul. Astu sellesse kogemusse, mida Jumal on tõotanud. Maapealne puhkus ehk hingamine tänu rahule ja rõõmule päästekindluses koos Jeesusega. Taevane puhkus ehk hingamine
See on Jeesuse teine tulemine, igavene pärand. Iisrael ei pääsenud sellesse hingamisse uskmatuse tõttu. Meie saame sellesse hingamisse siseneda üksnes usu läbi. Ja 4. õppetund. Valikust sõltub kõik. Sina võid valida Jeesuse ja tema hingamise või minna oma teed. Jeesuse võrdkuju lõplik ja täielik, Joosua võrdkuju lõplik ja täielik täitumine toimub Jeesuse Kristuse teisel tulekul. Joosua elust kumas Jumala iseloom läbi niivõrd, et tema elu teatud küljed muutusid prohvetlikuks eeltähenduseks Messia tegevusele ja isikule. Meie jaoks on praegu Messias juba tulnud. Tema teenimistööd ei ole vaja ette kuulutada, ent ikkagi on meil eesõigus peegeldada tema iseloomu, see tähendab au, mida Kristus igatses oma jüngritega jagada ja mis võib saada meie omaks Kristuse iseloomu üle mõtisklemisel. Mida rohkem me Jeesusest mõtiskleme, seda rohkem peegeldame tema iseloomu ilu. See paneb aluse suunale, kuhu peaks meie igapäevane teekond koos Kristusega jõudma. Just sellepärast on väga tähtis võtta iga päev aega Jumala sõnaga viibimiseks. Just sellepärast peaksime võtma aega, et mõtetes peatuda Jeesuse elu, iseloomu ja õpetuste juures, sest vaadates me muutume. Kristuse ajal inimesed ei mõistnud tema missiooni. Traditsioonid ja inimeste reeglid ning seadused varjasid nende eest õppetunnid, mida Jumal soovis neile edastada. Nende reeglid ja tavad hakkasid takistama tõelise religiooni mõistmist ja kogemist. Kui siis saabus tõelisus, Kristuse isikus, ei tundnud nad ära temas kõigi eeskujude täitumist, kogu varjuteenistuse olemust. Nad hülgasid tema ning klammerdusid oma ettekujutuste ja tarbetute tseremooniate külge. Jumala poeg oli tulnud, kuid nemad nõudsid ikka veel märki. Kui nad kuulsid kuulutust, parandage meelt, sest taevariik on lähedal, reageerisid nad omapoolse ime nõudmisega. Kristuse evangeelium oli nende jaoks komistuskivi, sest nad nõudsid päästja asemel märke. Nad ootasid, et Messias tõestaks oma õigust võimsate vallutustega ning rajaks oma riigi maiste kuningriikide varemeile. Tähendamissõnas külvajast annab Kristus vastuse just sellele ootusele. Jumala riik ei valitse relvade jõul ega vägivalla abil, vaid inimsüdametesse uue põhimõtte istutamise teel. Kogudus vajab ustavaid, Kaalebeid ja Joosuaid, kes on valmis igavese elu omaks võtma Jumala lihtsal tingimusel, lihtsalt olla sõnakuulelik. Meie kogudused kannatavad töötegijate nappuse tõttu. Maailm on meie põld. Missionäre vajatakse linnades ja külades, kus vohab ebajumala teenimine, nagu on seda paganluses idamaal, kes pole kunagi tõevalgust näinud. Tõeline missionimeelsus, mis ongi tõeline elustiil, on koguduse maha jätnud. Nende süda ei põle enam armastusest inimhingide vastu ja soovist juhtida nad Kristuse juurde. Me igatseme tõemeelseid töötegijaid. Kas keegi on olemas, kes vastaks selle hüüdele, mis kerkib üles igal uuel veerand aastal? Tule ja aita meid. Mõtle sinagi sellele võimalusele. Peatse kohtumiseni.